Meie peaminister tuli mõned ajad tagasi Floridast nii puhkuse kui ka tööreisilt ja taibukamad lugejad kindlasti märkasid ajakirjanduses, et läbis niisugune teema sinise joonena ka ajakirjandusest, et meie peaminister püüdis elu suurima kala Floridas. Vahendeid ta küll ei maininud, aga ma arvan, et tänane intervjuu toob sellesse kässe saladuse. Nimelt on Kreisi raadio tuntud ajakirjanikud uurinud välja, kus see kala hetkel on ja me käisime Stockholmis, käisime New Yorgis, Floridas otsimas ja saimegi teada, et tegelikult see 150-kilone kala on antud hetkel Helsingis Länsi sadamas dokis. Enne kui me kala juurde läheme, ma küsiksin tolliülemalt härra Mauno Seegiselt, kuinka kala pääsi tänne? Yleensä kala oli tulossa sen laivan taakse, ne olivat tulosta kohta sieltä Floridan puolesta, ne oli tullut pikkuvenällä ja ne oli se tullut, sen mun mielestä tullin kanssa oli se ongelmia, koska me olisi nähty siellä taakse tätä iso kala. Ja se oli, mä olin kuitenkin kuulutus, oli Viron tasavallan pääjohtaja, ne olivat kuitenkin lomalla siellä Floridassa. Ja se kala pääsi tänne Helsingin laiturilla näin, että me laitaisimme sen Viking Linen iso pyrtörä, siis tämä iso sen meidän kaiken uutempi laiva, tämä Cinderella Viking Line, se lähetti nyt tällä Olympiaterminaalin, ja sen me otettiin mikä täällä, ja nyt otisimme tämä koika. Kala on niivõrd pikk nagu umbes Cinderella, ehk siis Viking Line'i Cinderella. Ta on hästi sale kala, aga oma raskuse ta selle poolest, et ta on äärmiselt pikk. Nagu hea raadiokuuleja võib-olla kuuleb, oleme siin täpselt kai ääres, siin praegu läks viimane liinibuss number 18, läks Edela sadama suunas ja peagi peaks tulema viimane tramm. Härra Mauno, kuinka tämä iso kala tuntuu helsinkilaisille nyt? No kyllä tämä varmasti tekee helsinkilaiselle hirveästi vitsittävä. Elikkä tai siis on myös semmosia ihmisiä, kuka on tullut nyt tälleen, ne ihmettelevät ihan, voi vittu mitä iso kala täällä nyt pystyy olemaan. Ja mut kuitenkin se on, mun mielestä se on semmoinen poliittinen homma, että nyt tää iso Floridasta tullut kala, että tää on ihan Helsingin laiturilla, se on meidän Suomen tasavallan pääkaupungissa ja kaikki suomalaiset ja myös tai virolaiset kans voivat käydä katsomassa sen kalan siellä. Kiitos. Tähendab, mille pärast on kala Helsingis dokis, sellepärast, et Tallinna sadamate kai doki üür on niivõrd kallis, et peaminister otsustas kala jätta Helsingisse ja pealegi kõik kingid või ise saadud ained on vaja deklareerida, nii et tunduvalt, kui ta tooks kala Eestisse, siis ta peaks selle ilmtingimata võtma peaministri kantseleis arvele ja kelles see kala muidugi saab, vaene kala. Aga mis lõpuks tuli välja, et kala ka räägib ja pikal teekonnal on Tiit Poiss õpetanud kalale ka eesti keele selleks. Kala, kui vana sa oled? Ma olen kuskil, ei teagi täpselt vana, ma olen ema tead, aga nüüd ma emaga näem ei kohtu. See vähi püüdis mind kinni, nüüd ma pean olema siin, ei tea, ma vanust ei tea veel. Kas isa ja ema olid ka ameeriklased või nad olid kuskilt mujalt pärit? Me ei ole kõik vabade vete lapsed, meil ei ole ju riigi, veeriigi lapsed, me oleme ju kõik õde ja vend, mul on, need on ka. Kus teie õde ja vend hetkel on? Kas on teil aimu, on teile kirjutatud, olete helistanud nendele? Ei lastein telefoni juurde mõnda üldse. Küsisin tolli käest, et andke telefoni. Anti närimiskommi, soomlased või see purukummi, kuidas nad, ma olen soome keel ka õppinud siin 3 nädal aega juba siin solgerdatakse mind siin Helsingi sadamas. Ma ütlesin siis sellele teie mees oli see vist see vähi, et kui püüdsid kinni ole mees, siis hoolitse ka, aga teil ei ole temal aega, et mingi mees pidi teil olema mingi Kalev, et see läks teil kuidagi põlema, pandi mingi mees teil seal põlema ja siis oli kuhugi saarele, ta pidi sõitma seal mingi mehega kokku saab mingi saarel, rääkis, et keegi asetäitja on tal mingi saare peal, et saavad kokku see saar, mina ei tea.
helistada ei anta mulle süüa, ei anta närimiskummi saa. Herra Mauno, kuinka on kalan ruokahalua? No Ei ole ju ruoka. Hän pystyy kyllä hirveästi syömään, mutta me et antaa hänelle kuitenkin ruoka, koska voi vittu, miksi me pitäisi maksaa kaikki ne ruoalueet ja kaikki ne asiat. Se on kuitenkin Viron tasavallan asia, mä mietin näin, ja jos tää teidän päällikö, tää vähi, olisiko tää vähi oikein, jos se on saanut kiinni sen kalan, siis pitäisi itse laittaa hänellä ruuat ja tiet ja kahvit ja tupakka ja kaikki muukin. Võib-olla Eestis leidub fonde, kes sooviks seda vaest kalat sööta, küsiks kala käest, mis on tema lemmikruoga või mida sa kunagi söönud oled, hea kala? Kui nüüd ausalt öelda, siis mulle meeldib siuke mere ja igasuguste väiksemate veekogude malluskid, nagu siuksed vähid ja krabid ja need, mis neil on, igasugused kalmaarid, neid ma pistan küll hea meelega. Mul keret ju taga on põhimõtteliselt, võiksin süüa mida tahes, aga siin ei anta ju mitte midagi, siin ei olegi vaene maa, see Soomemaa, ma ei tea, mis see peaminister, see teie riik see teeb, aga siin on küll väga halb olla. Kas kala on ka kuulnud midagi kadakaturust, võiks võib-olla kala viia kadakaturule? Mis asjast? Kas kala, kas sa oled kadakaturust midagi kuulnud Tallinnas? Ei tea mina mingi teie torust ega murust. Mina ei tea midagi, ma tean ainult vähist tean, et see mind kinni püüdis ja nüüd ma olen Soome meeste vintsutada edasi-tagasi loopida, inimesed käivad vaatamas mind siin sadamas, näitavad näpuga, naeravad, irvitavad, hullemad kui need, mis need on meil, need haid. Igast elajad on siin need inimesed küll. Tietysti talvi on lähenemässä. Jos jää tulee, mitä siis, jos Viron valtio ei löytä semmoista rahaa, että vie se kala nyt Tallinnan, mistä jääkö se kala nyt jäähän? Ei. Me olemme kuitenkin hakenut Saksasta 2 miestä. Ne on nyt rakennamassa semmoista kone ja me yritämme kuitenkin tehdä se vetä lämmiksi. Että jos nyt talvi on tulossa, ei tule se perkele jääkin myös. Että me kuitenkin suostimme sen kalan kanssa. Ja jos tulee hänellä ongelmia, niin me voimme tehdä myös näinkin, että ehkä EU tai siis Norja tai Ranska tai joku muu, ne maksavat kuitenkin sen kalan kiinni ja me saamme sen lähetä takaisin joskus lämmimmän veden tai siis maksamme niillä saksalaisille, ne kuka rakennoi sen koneen ja se kala laitetaan ihan niin kuin laiturin sisään ja sieltä tehtaan siis lämmi vettä ja se kala pystyy siellä yli talvi olemaan. Kala, mulla on sulle veel üks küsimus. Ilmselt ma usun, et peaminister kuulab ka meie saadet. Vaevalt küll. Ma usun, et ta kuulab. On sul peaministrile ka midagi öelda? Teinekord, kui läheb midagi tegema, püüdmagi kala, siis mõelgu ka tagajärgedele, ärgu visaku õnge lihtsalt lirpa-lorpa sinna, kuhu satub ja siis pärast, kui on mingi asi käes, et siis ei tea, mida peale hakata, nagu kitsheina 2 vahel, 2 kuhi, nagu kala 2 ookeani vahel. Selline imelik ei saa olla. Mina ei tea küll, kuidas ma seda talve üle siin hakkan elama, siin küsimus oli. Mina jääd ei ole näinud, jää alla mina ei lähe. Ma ei tea, suren ära või mis mu saab. Igatahes mina keeldun küll sellist ülgeelu elamast. Ma ükskord sattusin, ujusin lolli peaga, Kuuba meremehed jootsid rummi mulle sisse, siis läksin purju ja ujusid Põhja-Jäämerre ja siis oli seal küll külm. Mina osad seal midagi teha. Ja et üks hea inimene, Hemingway oli nimi, temal oli üks vanamees kaasas, see püüdis mind kinni viis Soojamaale tagasi. See oli hea inimene, aga mitte mingi vähivoldane pisar sirga, niimoodi siga seda ka ei saa. Hea kuulaja, nagu härra Mauno Soome tolliametist meil lubas, tuuakse Saksamaalt siis 2 meest, kes on ehitanud niisuguse projekti, et hakatakse Soome Länsi sadamas siis vett soojendama, et Tiit Vähi poolt püütud kala saaks ikkagi kenasti seal sooja saada. Ta püüdis viidud türaviiniga ju. Mis on laherdu on?
püraviidiga mul on vaadake, mul on pool keha ju läinud ju, ma olin veel poole vike, mul sama on ju nii hõredaks läinud, ma ei saagi ujuda soojale maa. Kala hakkab nägema siin juba košmaare, ilmselt see külm vesi talle hästi mõjub. Kohe nägi nagu veest välja võeti, kohe nägi košmaari. Head kuulajad, kui teil on kalale midagi tuua, kas ussikesi, leivaringikesi, siis olge nii hea, tooge need Kuku raadiosse. Molluskeid tooge alates teisipäevast, kas purkide, pakkide sees Kuku raadiosse, see on Merepuiestee 20, Linnahalli keldris. Tiit Vähi poolt püütud kalale siis leivaraasukesi, vihmausikesi ja muid häid toitaineid. Kuulmiseni, kohtumiseni.